tere õhtust. Mis see vuup on? Erutatud hääled või? Okei. Selge pilt. Mis naelutad? Ei saa aru. Ma ei naeluta midagi, see on Mali laivna. Siin ei ole naeltega mingit tegemist. Mali endale pähe rakett. Okei, see on päris huvitav mõte. Mul on raketikujuline lamp, ma nikerdasin raketikujulise lambilakke. Sellest on YouTube'is video ka. Ei saa aru, kui 5 minutit hiljem vastad, mis kirjutasin. Ega ma kogu aeg ei vaata siia, ma mõnikord vaatan nagu töö suunas ka. Kaua teinud oled seda juba? Üsna mitu laivi. Et see on ma suvel alustasin sellega. Ta vahepeal mul seisis ka mingi aeg. Juhan, tubli poiss, jälgige. Aitäh. Näita lampi. See on väljaspool Mali laivi tööpiirkonda, et siin praegu ei saa seda näidata. Aga seda saab YouTube'ist näha. Nii, läks pilt paremaks natuke. Aktimaale ka teed prouadest. Otse loomulikult, mul on neid terve kollektsioon. Isegi galerii ekspositsioonis on üleval üsna mitu tükki. Aga neid ei saa TikTokis näidata. Et neid peab koha peale vaatama tulema. Facebookis on mul ka olemas kunstilehel. Vau, kui lahe. Aitäh, rõõm kuulda. Nüüd ma nõjatun eest ära, siis on paremini näha. Muidu ma olen ise ees. Osa jääb niikuinii pildist välja, kuna see ei lähe vertikaalformaadiga väga hästi kokku. Suures osas läheb, aga mingi... kui telefon väga kaugele viia, siis ma jälle ei näe lugeda, mis seal kirjas on. Ma niigi näen väga napilt lugeda, mis siin ekraani peal kirjas on. Kas teil sai eelmine maal valmis? Ei saanud, ma panin selle lihtsalt kõrvale. Et mingis järgmises laivis ma võtan selle jälle ette. Et ma arvan, et ma nikerdan seda natuke edasi. Siis saab eelmise juurde tagasi minna. Et eelmisega vahepeal seisab natuke, siis ma kogun mingi idee ja siis tuleb jälle. Et saab mingisugust... põhimõtteliselt küll on paus, jah. Aga varsti ma võtan ta jälle käsile. Siis on paus läbi ja siis töötab eelmise maaliga edasi. Ega mul on siin üsna mitu eelmist laivi maali, mida ma saan edasi teha. 2 tükki on nüüd galerii ekspositsioonis. Et 1 sai valmis ja siis 1 on peaaegu valmis, et mõlemad on galeriis, et saab tulla vaatama ka neid. Et vaatama saab tulla juba pühapäeval. Galerii on iga pühapäev lahti kella 12–18. Priisle tee 40 Tallinn. Et astuge läbi ja saab eelmisi laivi maale 2 vähemalt näha. Seda ma praegu veel lähemas tulevikus võib-olla galeriisse ei vii, et mul on seinapinda liiga vähe, et ma ei saa seda üles panna. Aga kui mõni maal eest ära ostetakse, siis võib-olla saab sinna ka viia, aga ma pean selle enne valmis ka tegema. Kahjuks ei ela Tallinna lähedal. Kui Tallinnasse asja, siis saab mingisugusel samal ajal läbi ka tulla. Et see ei pea just pühapäeval olema, et kui on pühapäeva väline, siis tuleb lihtsalt aeg broneerida vähemalt päev ette ja siis saab ka mingitel muudel päevadel kokkuleppelisel ajal külastada. Sul särgi silt tagant paistab. Okei. See on Kampsuni silt. Palju maksaks nii umbes A3 maal foto järgi? See on, millest see foto on? Kas sa foto järgi ka joonistad? Oleneb teemast. Oih, my bad.
Mis sa tegid siis, Diana? Kas sa läksid häbenema või? Ei, ma läksin pintslitopsi taga ajama. Leidsin ülesse. Nad jooksevad mõnikord minema. Ja tegelikult ma olin kraanikausi peale unustanud, ma käisin neid pesemas. Tša. Mis see tša on? Tšau või? Tead, raske on nende kunstnikega. Igal kunstnikul oleks vaja kõrvale üht head müügimeest. No abiks ikka. Aga kui sul on mingi konkreetne küsimus, siis kirjuta mulle Facebooki postkasti. Et siis ma saan asjad üle vaadata, ma saan foto üle vaadata ja mõelda läbi, mis see on ja hinnata selle järgi, et ma ei saa sulle öelda, et puuduliku info alusel mitte midagi. Et ma pean fotot nägema ja A3 suurus on umbkaudu 400 eurot. Et mul on pindala järgne hindamissüsteem ruutsentimeetri alusel. Üks ruutsentimeeter on täpselt 32 senti, siis A3 on umbkaudu 400. Natukene üle. Ja pole ammu näinud. Ei ole ammu näinud. No nüüd siis näed. Tere õhtust, Juhan. No tere õhtust, Heiki. Rõõm näha. Sa oled nii andekas, Juhan. Aitäh, rõõm kuulda. Kui detailseks selle teed, varsti valmis või tuleb veel palju asju? Ma ei tea, ma jooksvalt vaatan. Ma siin lihvin esialgu alusdetailid ära, siis vaatan, kas ma lisan midagi juurde või mitte. Et ma seda edasi praegu ei tea. Et kui palju ma detaile juurde teen. Võib-olla ma mingisuguse vimka lisan kuskile. Mõni väike siga kuskile või midagi. Ma ei tea veel. Eks selgub jooksvalt. Hei hops, kena popp. On küll jah, põhimõtteliselt popkunsti sugemetega asi. Päris pihta. Miks popp ei ole? Mis see küsimus tähendama peaks? Popkunst, ma mõtlen. Ei no ongi popkunst. Ma ju ütlesin, et on. Kus sa võtad, et ei ole? Täiesti popkunst on küll, jah. Ma olin natuke eemal hetkeks. Kuulsin valesti. Okei. Ei no jah, seda võib ka juhtuda. Saan mõlemast aru. Ütles aga imeliku rõhuasetusega. Nagu need komanaljad. Oskad naise nägu maalida küll, tee mulle meiki palun. No okei. Mul on galeriis üks komplekt meigitarbeid, et ma võin sulle teha. Ma viimati tegin filmivõttel tegin Pervo meiki. Aga no seal on rohkem nagu kehamaalitarbed, aga ma ei tea, võib proovida millalgi. Teeme YouTube'i video sellest. Võid mulle mujale ka maalida. Kuhu mujale? Sellega tuleb hea lugu meelde. Et mul tehti näkku meik, kui ma läksin Tommy Cashi videosse mängima.
ja siis ma ei olnud kordagi näoga kaadris. Ma pärast läksin Krimmi osakonda tagasi ja ütlesin, et te panite meigiga natukene mööda, et oleks pidanud kanni peale tegema. See oli videos Pornhub Home. Vaadake YouTube'ist Tommy Cash, Pornhub Home. Mustade joonte tegemine tähendab vist, et maal hakkab valmis saama. Ei hakka. Ma mõtlesin, et ma teen mustad kohad ära. Et see värv on siin peaaegu nii must, et kui Peeter Oja seda näeks, siis ta ütleks ära ülbitse neeger. Aga siin neid musti jooni on vahepeal ka, et need ei ole ainult lõpus, need on igal pool. Et ma teen osa jooni ära, siis ma hakkan neid osasid jooni kollasega kitsamaks tegema. Et siin jooksvalt vaatab. Et mul on siin aluse sees on hästi palju auke. Et siis ma pean neid pidevalt edasi-tagasi korrigeerima. Et nende aukude põhjast jääb valge värv näha ja siis see jääb hästi kole. Ei ole rõvedamat värvi kui valge. Eriti kui ta on maali sees keskelt välja paistmas. See, mis seal all on. Mis see on, sul hakkas külm emotikon või? Ära istu bikiinidega õues ja vaata laivi, siis ei hakka külm. Et kui sa bikiinidega õues istud ja laivi vaatad, siis sul hakkab tõepoolest külm. Et siis võib tõesti sellise emotikoni kujuline nägu pähe tulla. Mis sul lemmikvärv on? Mul ei ole lemmikvärvi. Mul ei ole ühtegi lemmikasja. Mul ei ole lemmikmuusikat, mul ei ole lemmikbändi. Mul ei ole lemmikautomarki, mul ei ole lemmiksööki. Mul ei ole lemmikasja, ühte lemmikasja mitte milleski. Igal värvil on oma otstarve. Isegi värv, mis mulle meeldib, kui see on vales kohas, siis ta võib mulle mitte meeldida. Täiesti oleneb asjaoludest ja oleneb kontekstist. Huvitav, kas nende valgete aukude vastu keegi nii ka teeb, et enne maalimist spreib plokid ette. Ma värvisin selle aluse enne üle pintsliga, spreiga, ma ei hakanud seda tegema. Aga mingi osa nendest on ikka väiksed ebatasasused ja siis ma väikse pintsliga täidan neid vaikselt ära. Et suurem osa on juba otsas. Et siin oli neid mega palju, siis eelmine kord ma tegin neid. Nüüd on ainult paar tükki järel siin mingi, kohe ma jõuan musta joonega siia ka, siis ongi viimased üle käidud. Et ma detaile tehes kaotan need augud ära, et nad nii palju ka närvidele ei käi. Psühhedeelsed, okei. No võiks ikka. Psühhedeelne peaks palju kirjum olema. See ei ole piisavalt kirju, et psühhedeelne olla. Allkirja asemel mingi sarvedega kärsvä. No enam-vähem, peaaegu. Allkirjaks läheb oink-oink. Kena mähis, mis asi, mis see tähendama peaks? See ei saa allkiri olla, see on üleval servas, allkiri peaks olema all servas. Et selleni ma ei olegi jõudnud. Viiking on ikka teemas, loomulikult mõni tuleb kuskilt. Teine serv, teise servaga ka tegema midagi, et teises servas on veel päris puudulik see. Aga
järjest rohkem kokku tuleb, et iga pintslitõmme edasi ja pidevalt midagi täieneb. Muidu päris vinge maal. Aitäh, aitäh. See ei ole valmis, aga eks ta jooksvalt valmib. Ma arvan, et nüüd mul on nii palju mingisuguseid märgasi kohti siin. Ma pean selle nädalaks ajaks jätma kuivama, enne kui ma seda saan edasi teha. Aga no eks ma jooksvalt vaatan, et mingi nädala jagu ta peaks kuivama vahepeal. Muidu ma siin hakkan järgmisi detaile tehes eelmistele märgadele kohtadele sisse maalima ja siis tuleb mingisugune soovimatu segu. Et kui on mingi must koht näiteks ja ma lähen mingi heleda värviga peale, siis see must rikub selle ära, selle peale pandava värvi. Aga kui see must on alt ära kuivanud, siis saab rahulikult ära maalida selle detaili. Kas maalil mingi nimi ka juba? Jaa, Lilla Lamborghini. See on nagu Rick Rossi ja Skrillexi loo järgi. Lõhnab nagu valimislubadused. Nonii, aitab tänaseks küll. Hakkab otsi kokku tõmbama. Jutud on ära räägitud ja järgmises laivis siis näeme. Tšau!